Praegu, sel hetkel, kui te neid sõnu kuulate, liigub läbi kosmose jäine keha, mis on suurem kui Tallinna vanalinn. See keha reisib kiirusega 50 000 kilomeetrit tunnis ja see liigub otse meie poole. Aprillis 2026 jõuab see nii lähedale, et te näete seda oma silmaga, ilma teleskoobi, ilma binokli, lihtsalt vaadates üles öötaevasse. Komeet C2025 R3 muutub üheks eredamaks taevakehaks, mida inimkond on näinud viimase 10 aasta jooksul. Aga see pole lihtsalt ilus vaatepilt. See on sõnum ajast, mil meie planeet alles tekkis. Kujutage ette, et võiksite näha midagi, mis on vanem kui kõik maal. Vanem kui esimesed ookeanid, vanem kui esimesed mäed, vanem kui elu ise. Komeedid on kosmilised ajakapslid, külmutatud jäänukid päiksesüsteemi sünnist, mis juhtus 4,6 miljardit aastat tagasi. Need on kosmose sügavkülmikus säilinud muinasjutud, mis räägivad meile, millisest materjalist me kõik oleme tehtud. Ja nüüd üks neist muinasjuttudest tuleb meile külla. Komeet C2025 R3 avastati alles hiljuti. Septembris 2025 märkas seda Hawaii saarel asuv Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System. Teleskoop, mille nimi on nii pikk, et astronoomid lihtsalt kutsuvad seda PanSTARRS. Sel hetkel oli komeet veel nii tume ja kaugel, et ainult võimsaimad instrumendid suutsid seda tabada. Aga juba siis teadsid teadlased, see pole tavaline komeet. Selle orbiit, selle kiirus, selle koostis, kõik viitas sellele, et kevadel 2026 juhtub midagi erilist. Mis teed komeeti nähtavaks? Miks mõned komeedid säravad nagu taevased tähised, samas kui teised jäävad igaveseks pimeduse sisse? Vastus peitub ühes lihtsas, kuid võimsa protsessis, mida astronoomid kutsuvad sublimeerimiseks. Kui komeet läheneb päikesele, hakkab selle jääne pind aurustuma. Mitte sulama, aurustuma. Jää muutub otse gaasiks, vahele jätmata vedeliku faasi. See gaas kannab endaga kaasa tolmuosakesi, mis peegeldavad päikese valgust. Tekib saba, mõnikord 2 saba, üks tolmust, teine ioniseeritud gaasist. Mõlemad võivad ulatuda miljonite kilomeetrite kaugusele kosmosesse. C2025 R3 jõuab oma periheelioni lähimasse punkti päikesele 25. aprillil 2026. Sel hetkel on see päikesest kaugel vaid 95 miljonit kilomeetrit. See võib tunduda tohutu vahemaa, aga kosmilises mõõtkavas on see peaaegu puudutus. Päikese soojus muudab komeedi aktiivseks. Selle tuum, mis on tõenäoliselt 5–10 kilomeetri läbimõõduga, hakkab paiskama välja 1000 tonne materjali iga sekund. Gaas ja tolm moodustavad ümber tuuma hõõguva pilve, kooma, mis võib kasvada suuremaks kui Jupiter. Aga kõige olulisem pole see, mis juhtub komeedi endaga. Oluline on see, mida me näeme maalt. Astronoomid mõõdavad taevakehade heledust magnituudides. Süsteemis, mis pärineb iidse Kreeka astronoom Hipparchoselt, kes elas 2000 aastat tagasi. Mida väiksem number, seda heledam objekt. Sirius, kõige heledam täht öösel taevas, on magnituudiga -1,4. Veenus võib ulatuda magnituudini -4,6. Inimsilm suudab pimedas kohas näha objekte kuni magnituudiga 6,5. C2025 R3 jõuab magnituudini 7,7. See on piiripealne. Ideaalsetes tingimustes, kaugel linnavalgusest, võite seda näha paljale silmale. Aga siin tuleb mängu üks oluline detail. Komeedid pole punkttähed. Nende valgus on hajutatud üle suure ala. Kui koondaksite kogu komeedi valguse ühte punkti, oleks see eredam kui enamik tähti. Aga tegelikkuses näete te hajusat, udust laiku, mis nõuab tähelepanu ja kannatlikkust.
Seepärast on binokkel teie parim sõber. Isegi lihtne 7x50 binokkel. 7x50 tähendab 7-kordset suurendust ja 50 mm läbimõõduga läätsesid muudab komeedi nähtavaks. Läbi binokli muutub hajus laik selgeks objektiks. Te näete kooma, võib-olla isegi saba algust. Ja kui teil on teleskoop, isegi väike kollatollise peegliga reflektor, avaneb teile vaatemäng, mida te ei unusta. Aga millal täpselt vaadata? Siin muutub lugu huvitavaks, sest komeedid ei käitu nagu planeedid. Planeedid järgivad ennustatavaid orbiite, ilmuvad täpselt õigel ajal õigesse kohta. Komeedid on kapriissemad. Nende heledus sõltub mitte ainult kaugusest päikesest ja maast, vaid ka sellest, kui aktiivne on nende pind, kui palju gaasi ja tolmu nad paiskavad, isegi sellest, kuidas nad pöörlevad. Mõnikord üllatavad komeedid meid, muutudes palju eredamaks kui ennustatud. Mõnikord petavad nad, jäädes tuhmiks. Praeguste arvutuste kohaselt on parim aeg C 2025 R3 vaatamiseks aprillist maini 2026. Komeet liigub läbi tähtkujude, alustades kaksikutest ja liikudes edasi vähi, lõvi ja juuksekare kaudu. 25. aprillil perihee-Elioni päeval asub see lõvi tähtkujus. Aga see ei tähenda, et peaksite ootama täpselt seda kuupäeva. Komeedid on eredaimad mitte ainult perihee-Elioni hetkel, vaid kogu selle ümbruse aja jooksul, nädalaid enne ja pärast. Varajased hommikutunnid pakuvad parimat vaadet. Umbes 2 tundi enne päikesetõusu, kui taevas on veel pime, aga horisondi lähedal hakkab juba helendama koit. Sel ajal asub komeet piisavalt kõrgel idahorisondil, et olla nähtav, aga piisavalt madal, et selle saba, kui see areneb, oleks silmatorkav. Otsige piirkonda, kus lõvi tähtkuju asub. Kui te pole kindel, kus see on, kasutage mõnda taevakaarti või nutitelefoni rakendust nagu Stellarium või Sky Safari. Linnast välja sõitmine tasub end ära. Valgusreostus on kaasaegse astronoomia vaenlane number 1. Tallinna kesklinnas võite näha paarisaja tähe. Saaremaal, kaugel igasugusest kunstlikust valgusest, avaneb teile taevas, kus säravad 1000 tähed. Ja seal, selles tähtede meres, muutub komeet nähtavaks. Udune laik, mis erineb kõigest muust, mida te näete. Tähed on punktid, planeedid on kettad, aga komeet on midagi muud. See on liikuv, muutuv, elav objekt. Miks on see haruldane? Miks me ei näe eredaid komeete iga aasta? Vastus peitub orbiitide geomeetrias ja statistikas. Päiksesüsteemis on triljoneid komeete. Enamik neist asub Oorti pilves, hüpoteetilises jäiste kehade sfääris, mis ümbritseb päiksesüsteemi kaugusel pool valgusaastat kuni 2 valgusaastat. Jah, valgusaastat. Vahemaa, mille valgus läbib aastaga, reisides 300 000 kilomeetrit sekundis. See on peaaegu 10 triljonit kilomeetrit. Aeg-ajalt häirib midagi Oorti pilve tasakaalu. Võib-olla läbiv täht. Võib-olla galaktika gravitatsiooniline mõju. Üks komeet hakkab langema sissepoole, päiksesüsteemi südame poole. See reis võib kesta miljoneid aastaid, aga lõpuks jõuab komeet siseplaneetide tsooni. Enamik neist möödub maast liiga kaugel või liiga tuhmalt, et olla nähtavad. Mõned lagunevad, purunedes tükkideks päikesesoojuse mõjul. Vaid väike osa, võib-olla 100, muutub piisavalt eredaks, et köita inimsilma tähelepanu. Viimane tõeliselt suurejooneline komeet oli C 2020 Neowise, mis ilmus juulis 2020. Miljonid inimesed üle maailma nägid seda, pildistasid seda, jäädvustasid selle kujutise, mis jääb mällu kogu eluks. Enne seda oli Hale-Bopp aastal 1997. Komeet, mis oli nähtav paljale silmale terve aasta ja 8 kuud.
ja veel varem Hyakutake aastal 1996, mille saba ulatus üle poole taeva. Aga siin on midagi, mida enamik inimesi ei tea. Iga komeet on ainulaadne. Mitte ainult oma orbiidi poolest, vaid ka oma koostise poolest. Mõned komeedid on jäärikkad, paiskudes välja tohutuid koguseid veeauru. Teised on tolmusemad, luues eredaid laia saba. Mõned sisandavad orgaanilisi molekule, süsinikuühendeid, mis on elu ehituskivid. Teadlased usuvad, et komeedid võisid tuua maale vee ja isegi elu algmolekulid miljardeid aastaid tagasi, kui meie planeet oli alles noor ja kuum. C2025R3 spektroskoopia, valgusanalüüs, mis paljastab keemilise koostise, näitab tavapäraseid komeedi komponente: veeaur, süsinikmonoksiid, süsinikdioksiid, tsüaan. Aga iga komeet on nagu sõrmejälg. Isegi kui koostis on sarnane, on proportsioonid erinevad. Ja need erinevused räägivad meile lugusid sellest, kus päiksesüsteemis komeet tekkis, millised olid tingimused 4,6 miljardit aastat tagasi, kui päik oli alles noor täht, ümbritsetud tolmu ja gaasikettast. Mõelge sellele. Komeet, mida te näete aprillis 2026, on vanem kui kõik, mida te kunagi puudutate. Vanem kui kõige vanem kivi maal. Vanem kui kuu. See tekkis ajal, mil meie planeet oli alles kogunemas väikestest planetesimaalidest. Kildudest, mis põrkusid kokku ja sulandusid, kasvades suuremaks ja suuremaks, kuni tekkis maa. Sel ajal oli päiksesüsteem kaootilise koht. Planeedid rändlesid, nende orbiidid muutusid. Jupiter võis olla palju lähemal päikesele, enne kui see rändas väljapoole. Saturnus, Uraan ja Neptuun võisid olla hoopis teistes kohtades. Ja kogu selle kaose keskel, päiksesüsteemi äärealal, kus temperatuur oli -25 kraadi Celsiuse või külmem, tekkisid komeedid. Vesi külmus jääks, gaasid kondenseerusid tahketeks, tolmuosakesed kleepusid kokku. Aeglaselt, väga aeglaselt kasvasid väikesed jääkerad suuremaks. Mõned neist jäid päiksesüsteemi äärealale, teised paisati välja, galaktilisse ruumi, kus nad rändavad igavesti. Ja mõned, väga vähesed, jäid orbiitidele, mis toovad nad aeg-ajalt tagasi, sissepoole, kus me saame neid näha. Aga miks me peaksime hoolimine? Miks peaks üks udune laik taevas köitma meie tähelepanu, kui meil on nutitelefonid, voogedastus, lõputud meelelahutus? Siin on vastus, mida te ei oota. Sest komeet ühendab teid miljarditega. Mitte ainult miljarditega inimestega, kes on läbi ajaloo vaadanud üles ja näinud komeete, vaid miljarditega aastatega. Kui te vaatate komeeti, vaatate te ajas tagasi. Te näete materjali, mis on muutumatu, külmutatud, säilinud sellisena, nagu see oli siis, kui meie päiksesüsteem alles sündis. Ja on veel midagi. Komeedid on haruldased, aga nad on ka ettearvamatud. C2025R3 võib olla täpselt nii ere, kui astronoomid ennustavad. Või see võib üllatada meid, muutudes palju eredamaks. Aastal 1917 ilmus komeet, mida nimetati Suure Jaanuari komeediks. See oli nii ere, et seda nähti isegi päevasel ajal, kõrvuti päikesega. Aastal 1917 ilmus teine komeet, Suure Detsembri komeet, mille saba ulatus üle poole taeva. Mõlemad olid ootamatud, mõlemad olid vapustavad. Kas C2025R3 võib muutuda selliseks? Tõenäoliselt mitte. Aga võimalus on olemas. Ja see võimalus, see ebakindlus, teeb komeedi vaatamise põnevaks. Te ei vaata lihtsalt taevakehta. Te osalete kosmilises loteriis, kus auhinnaks on vaatemäng, mida ei saa ette näha, mida ei saa korrata, mida ei saa salvestada viisil, mis annaks edasi selle tõelise ilu. Nüüd praktilised nõuanded. Kuidas valmistuda?
Esiteks, kontrollige ilmaprognoosi. Pilved on astronoomi vaenlane. Otsige öid, mil taevas on selge. Teiseks, harjutage oma silmi. Kui te tulete eredast toast otse välja pimedasse, ei näe te midagi. Teie silmad vajavad aega, et kohaneda, umbes 20–30 minutit. Sel ajal muutuvad teie silmade retseptorid, mida kutsutakse kepikesteks, tundlikumaks. Te hakkate nägema tähti, mida varem ei märganud. Ja siis, kui teie silmad on täielikult kohanenud, muutub komeet nähtavaks. Kolmandaks, kasutage punast valgust. Kui te peate vaatama kaarti või telefoni, kasutage punast taskulampi või lülitage telefoni öörežiim sisse. Punane valgus ei häiri teie silmade kohanemist nii palju, kui valge või sinine valgus. Neljandaks, olge kannatlik. Komeet ei hüppa teile vastu nagu tulevärk. See on peenike, udune objekt, mis nõuab tähelepanu. Vaadake piirkonda, kus see peaks olema. Liigutage oma pilku aeglaselt. Kasutage kaudset nägemist. Vaadake veidi kõrvale objektist, mitte otse sellele. Teie silma perifeerne nägemine on tundlikum nõrgale valgusele. Ja kui te seda näete, kui see udune laik ilmub teie nägemisvälja, peatuge hetkeks. Mõelge sellele, mida te vaatate. See pole lihtsalt jää ja tolm. See on sõnum minevikust. See on tunnistus sellest, kuidas meie päiksesüsteem tekkis. See on meeldetuletus sellest, et me elame dünaamilises, muutuvas universumis, kus asjad liiguvad, arenevad, muutuvad. Ja see on ka meeldetuletus sellest, kui väike on meie koht selles kõiges. Aga väiksus ei tähenda ebaolulisust. Vastupidi, me oleme ainsad olendid, nii palju kui me teame, kes suudavad vaadata üles, mõista, mida me näeme ja imestada. Komeet ei tea, et me teda vaatame, aga me teame. Ja see teadmine, see võime mõista, teed meist midagi erilist. Me pole lihtsalt vaatlejad, me oleme osa loost. Me oleme tehtud samast materjalist kui komeet. Süsinik, lämmastik, hapnik, raud. Elemendid, mis tekkisid tähtede südamikes miljardeid aastaid tagasi ja paisati kosmosesse, kui need tähed plahvatasid supernoovadena. Seega, kui te vaatate komeeti aprillis 2026, vaatate te ka iseennast. Te vaatate oma päritolu. Te vaatate aega, mil kõik see, planeedid, tähed, galaktikad, elu oli alles tekkimas. Ja te olete osa sellest jätkuvast loost. Loost, millel pole lõppu, vaid ainult peatükid, mis avanevad üksteise järel. Nüüd veel üks oluline detail. Komeet liigub. Mitte nii kiiresti, et te näeksite seda liikumas reaalajas, aga piisavalt kiiresti, et selle asukoht muutub ööst öösse. Kui te vaatate komeeti 25. aprillil ja siis uuesti nädal hiljem, märkate, et see on liikunud teise tähtkuiu. See liikumine on omamoodi ilus. See meeldetab meile, et taevas pole staatiline. Kõik liigub. Tähed liiguvad, kuigi nii aeglaselt, et me ei märka seda oma eluea jooksul. Planeedid liiguvad, muutes oma asukohta öö haaval. Ja komeedid liiguvad kõige kiiremini, joonistades teed läbi tähtede. Aga mis saab pärast maid? Mis saab pärast seda, kui C2025 R3 möödub oma periheelionist ja hakkab taas kaugema? Komeet jätkab oma teekonda, liikudes väljapoole päiksesüsteemist. Selle heledus hakkab vähenema. Gaas ja tolm, mis tekitasid kooma ja saba, hakkavad hajuma. Komeet muutub taas tuhmiks, nähtamatuks paljale silmale, siis binokli jaoks, lõpuks isegi teleskoobi jaoks. Ja siis, aastaid hiljem, jõuab see tagasi külma pimeduse, kus see tuli. Aga see pole lõpp. Komeet jätkab oma orbiiti. Võib-olla tuhandete aastate pärast, võib-olla miljonite aastate pärast pöördub see tagasi. Ja kui see juhtub, kui C2025 R3 naaseb sisemisse päiksesüsteemi, kes seda siis näeb? Kas inimkond on veel olemas?
Kas me oleme levinud teistele planeetidele, teistele tähtedele või oleme me kadunud, asendatud millegi muuga, millegi, mida me ei suuda ette kujutada? Need on küsimused, millele me ei tea vastuseid, aga need on küsimused, mida tasub esitada. Sest komeet ühendab meid mitte ainult minevikuga, vaid ka tulevikuga. See meeldetab meile, et aeg on pikk, väga pikk ja meie elu on lühike. Aga selle lühikese aja jooksul saame me teha midagi erakordset. Me saame vaadata üles, me saame mõista, me saame imestada. Aga mis täpselt juhtub, kui komeet sulab? See pole õige sõna. Komeedid ei sula nagu jää suvel. Nad sublimeeruvad. Ja selles protsessis peitub üks kõige kaunimaid füüsika näiteid, mida loodus meile pakub. Kujutage ette jääkuubikut, mille panete vaakumkambrisse ja alandate rõhku. Tavaolukorras muutuks jää esmalt veeks, siis veeauruks. Aga madalal rõhul jätab jää vahele vedela faasi. See läheb otse tahkest olekust gaasiliseks. Täpselt see juhtub komeedi pinnaga, kui see läheneb päikesele. Päikese kiirgus, mitte ainult nähtav valgus, vaid ka ultraviolettkiirgus ja infrapunakiirgus tungib komeedi pinda. Jäämolekulid hakkavad vibreerima kiiremini. Nende sidemeid hakkab murdma energia, mis tuleb tähe keskelt, kus temperatuur on 15 miljonit kraadi Celsiuse ja kus iga sekund muudetakse 4 miljonit tonni ainet puhtaks energiaks. See energia resib läbi kosmose 8 minutit ja 20 sekundit, läbides 150 miljonit kilomeetrit, kuni see jõuab komeedi külmunud pinnani. Ja siis algab transformatsioon. Esimesed molekulid põgenevad. Veeaur, süsinikmonoksiid, süsinikdioksiid, metaan, ammoniaak, kõik need gaasid, mis olid külmutatud jäässe miljardeid aastaid, vabanevad. Aga nad ei lahku vaikselt. Nad paiskuvad välja jõuga, luues reaktiivjõu, mis võib muuta komeedi pöörlemist. Mõned komeedid hakkavad pöörlema kiiremini, teised aeglustuvad. Mõned hakkavad kõikuma nagu täringud, mis keegi viskas kosmilisele lauale. Gaasid kannavad endaga kaasa tolmuosakesi. Need osakesed on väikesed, mikroskoopiline väiksed, sageli vaid 1 mikromeetr läbimõõduga. See on 100 korda õhem kui inimese juuksekarv. Aga neid on miljardeid. Ja kui päikese valgus neid tabab, peegelduv valgus muudab nad nähtavaks. Tolmuusakesed moodustavad komeedi kõige silmatorkavama osa, kollaka või valge saba, mis võib ulatuda miljonite kilomeetrite kaugusele. Aga on ka teine saba, iooonisaba. See tekib, kui päikesevalguse ultraviolettkiirgus lööb elektronid gaasimolekulidest lahti. Molekulid muutuvad elektriliselt laetud ioonideks. Ja siis hakkab mängima päikesetuul, osakeste voog, mis voolab päikesest välja kõigis suundades, kiirusega 400 kilomeetrit sekundis. See tuul kannab endaga kaasa magnetvälja ja see magnetväli haarab ioonid, tõmbab nad endaga kaasa, luues sinaka või rohelise saba, mis osutab alati eemale päikesest. Seega komeedil on 2 saba, mis osutavad erinevatesse suundadesse. Tolmusaba järgib komeedi orbiiti, kõverdudes nagu jälg, mille jätab auto, mis pöörab kurvi. Iooonisaba osutab otse eemale päikesest, nagu tuulelipp, mis näitab tuule suunda. Ja mõnikord, kui maa läbib komeedi orbiidi, näeme me neid tolmuosakesi langemas meie atmosfääri. Me kutsume neid tähiste vihmadeks. Aga tegelikult on need komeedi jäänukid, väikesed tükid jääst ja kivist, mis põlevad meie atmosfääris, luues valgusribad öösel taevas. C2025 R3 puhul on veel vara öelda, milline saab olema selle saba. Aga astronoomid jälgivad. Nad kasutavad teleskoope üle maailma, mõned maal, teised kosmoses. Hubble'i kosmoseteleskoop, mis tiirles maa ümber alates aastast 1990, on jäädvustanud 10 komeete. James Webbi kosmoseteleskoop, mis käivitati aastal 2021,
ja mis asub 1,5 miljoni kilomeetri kaugusel maast, suudab näha infrapunakiirgust, soojuskiirgust, mis tuleb komeedi pinnalt. Need vaatlused pole ainult ilusad pildid, need on andmed. Iga spekter, iga pilt, iga mõõtmine räägib meile midagi komeedi kohta. Kui kiiresti see pöörleb, mis suunas, kui palju gaasi see paiskab välja, milline on selle keemiline koostis, kas seal on ootamatuid molekule, midagi, mida me ei osanud oodata, ja kõige olulisem, kas see komeet on ohtlik. Enamik komeete pole. Nende orbiidid viivad nad kaugele maast. Aga ajaloos on olnud erandeid. Aastal 1994 põrkas komeet Shoemaker-Levy 9 Jupiterisse. See oli esimene kord, kui inimkond jälgis reaalajas, kuidas 2 taevakeha põrkuvad. Komeet oli juba varem Jupiteri gravitatsiooni poolt tükkideks rebitud. 21 fragmenti, nagu pärlid nööril, põrkasid Jupiteri atmosfääri, luues plahvatusi, mis olid nähtavad isegi väikeste teleskoopidega maalt. Mõned plahvatused olid nii võimsad, et nad vabasid energiat, mis võrdus 6 miljoni megakatonnise tuumapommiga. Kui selline komeet tabaks maad, tagajärjed oleksid katastroofilised. Aga siin on lõhutav tõsiasi. Astronoomid jälgivad. Nad teavad enamiku suurte komeetide ja asteroidide orbiite. Nad arvutavad, kas mõni neist võib kunagi läheneda maale. Ja kui nad leiavad ohtliku objekti, on meil aega valmistuda. Võib-olla saaksime muuta selle orbiiti, kasutades kosmosesondi, mis põrkab objektiga ja muudab selle kurssi. Võib-olla saaksime selle hävitada või võib-olla peaksime lihtsalt evakueeruma. Aga C2025 R3 pole oht. Selle lähim punkt maale on umbes 150 miljonit kilomeetrit, peaaegu sama kaugel kui Päike. See on piisavalt lähedal, et olla nähtav, aga piisavalt kaugel, et olla ohutu, ja see on täiuslik tasakaal. Me saame nautida vaatemängu ilma muretsemata. Nüüd mõelge sellele, miks me üldse näeme komeete? Miks nad tulevad sisemisse päiksesüsteemi? Vastus peitub gravitatsioonis ja kaoses. Päiksesüsteem pole staatiline. Planeedid liiguvad, nende gravitatsioon mõjutab kõike ümberringi. Jupiter, mis on 2,5 korda raskem kui kõik teised planeedid kokku, on eriti mõjukas. Selle gravitatsioon võib muuta väikeste kehade orbiite. Mõnikord tõmbab Jupiter komeedi lähemale Päikesele, mõnikord paiskab ta selle välja päiksesüsteemist. Aga on ka välised mõjud. Lähedased tähed, mis mööduvad päiksesüsteemist mõne valgusaasta kaugusel, võivad häirida oordipilve. Galaktika enda gravitatsioon, jah, kogu linnutee galaktika, mis sisaldab 200 miljardit kuni 400 miljardit tähte, mõjutab ka komeete. Me elame galaktika spiraalhaarus, umbes 26 000 valgusaastat galaktika keskusest. Ja me tiirleme galaktika ümber kiirusega 220 kilomeetrit sekundis. Üks täisring võtab aega 220 miljonit aastat. Selle tiirlemise käigus läbime me erinevaid piirkondi. Mõnikord oleme spiraalhaaru sees, kus tähtede tihedus on suurem. Mõnikord oleme harude vahelises ruumis, kus tähed on harvemad. Ja need muutused mõjutavad oordipilve. Kui me läbime tihedamat piirkonda, suureneb tõenäosus, et mõni täht läheb piisavalt lähedale, et häirida komeete. Rohkem komeete hakkab langema sissepoole. Rohkem komeete muutub nähtavaks. Mõned teadlased usuvad, et on olemas tsüklid. Perioodid, mil komeete on rohkem ja perioodid, mil neid on vähem. Need tsüklid võivad olla seotud massi väljasuremistega maal. Kõige kuulsam näide on dinosauruste väljasuremise aastal 65 miljonit tagasi. Asteroid või komeet, umbes 10 kilomeetrit läbimõõduga, põrkas maale Mehhiko poolsaare lähedal. Plahvatus oli nii võimas, et see vabastab energiat, mis võrdus 100 miljoni megatonnise tuumapommiga.
Tolm ja suits katsid taeva, temperatuur langes, taimed surid, toiduahel varises kokku ja dinosaurused, kes olid valitsenud maad 160 miljonit aastat, kadusid. Aga see katastroof avas tee imetajatele. Väikesed karvased olendid, kes olid elanud dinosauruste varjus, said need võimaluse. Nad levisid, mitmekesistusid, arenesid. Ja lõpuks 65 miljonit aastat hiljem ilmus üks nende järglastest, inimene. Me oleme siin tänu sellele kokkupõrkele. Ilma selleta võiksid dinosaurused ikka veel valitseda maad ja me või midagi meie sarnast ei eksisteeriks. Seega komeedid pole ainult ilusad, nad on ka ohtlikud ja nad on ka loojad. Nad toovad vett, nad toovad orgaanilisi molekule, nad toovad elu koostisosad. Mõned teadlased usuvad, et maa varajased ookeanid tekkisid osaliselt komeetide tõttu, mis põrkasid meie planeedile miljardeid aastaid tagasi, kui maa oli alles noor ja kuum. Iga kokkupõrge tõi kaasa vett. Mitte palju, võib-olla ainult mõned miljonid tonnid, aga aja jooksul, miljonite kokkupõrgete jooksul, kogunes piisavalt vett, et moodustada ookeanid. Ja koos veega tulid ka molekulid. Amiinohapped, valkude ehituskivid, nukleotiidid, DNA ja RNA ehituskivid, suhkrud, rasvhapped, kõik need keerulised orgaanilised ühendid, mis on vajalikud elule. Mõned neist molekulidest võisid tekkida maal, keemilistes reaktsioonides, mis toimusid varajastes ookeanides või vulkaanilistes allikates. Aga teised võisid tulla kosmosest, komeetide ja asteroidide sees, külmutatud ja kaitstud, kuni nad jõudsid maale. See tähendab, et me pole ainult tehtud tähtede tolmust. Me oleme tehtud ka komeetide jääst. Vesi teie kehas, 60% teie kehakaalust, võis kunagi olla osa komeedist, mis rändas läbi kosmose miljardeid aastaid, enne kui see jõudis maale. Süsinik teie DNA-s, lämmastik teie valkudes, hapnik, mida te hingate. Kõik need aatomid on reisinud läbi ruumi ja aja, olnud osa tähtedest, plahvatanud supernoovades, kondenseerunud komeetideks ja lõpuks jõudnud siia, teisse. See on võib-olla kõige sügavam mõte, mida komeet meile pakub. Me pole eraldatud universumist. Me oleme osa sellest. Me oleme universumi viis vaadata iseennast, mõista iseennast, imestada iseennast. Ja kui me vaatame komeeti, vaatame me tegelikult peeglit. Peeglit, mis näitab meile, kust me tuleme ja kuhu me läheme. Aga tagasi praktiliste küsimuste juurde. Kuidas pildistada komeeti? See on küsimus, mida paljud küsivad. Ja vastus on, see sõltub sellest, mida te tahate saavutada. Kui te tahate lihtsalt dokumenteerida, et te nägite komeeti, piisab nutitelefonist. Pange telefon statiivile, kasutage pikka säriaega, võib-olla 10–30 sekundit, ja te saate pildi, kus on näha tähed ja võib-olla ka komeet, kui see on piisavalt ere. Aga kui te tahate tõeliselt head pilti, vajate te kaamerat, mis võimaldab manuaalseid seadeid. DSLR või hübriidkaamera, lai avaobjektiiv, võib-olla f2,8 või laiem ja statiiv. Seadke ISO väärtuseks 2000–6400, säriaeg 20–30 sekundit, ava nii lai kui võimalik. Fokuseerige lõpmatusse, kasutage käsitsi fokuseerimist, sest automaatne fokuseerimine ei tööta pimeduses. Ja tehke mitu pilti. Mida rohkem pilte te teete, seda suurem on tõenäosus, et üks neist on terav, hästi eksponeeritud, ilma juhuslike vigadeta. Ja kui te tõesti tahate minna kaugemale, võite proovida astrofotograafiat. See tähendab teleskoobi kasutamist, spetsiaalset kaamerat, mis on jahutatud, et vähendada müra, ja pikki säriaegu, mõnikord tunde. Te teete 100 või isegi 1000 pilte ja siis kasutate tarkvara, et need kokku virnastada, luues pildi, mis näitab detaile, mida silm ei suuda näha. Komeedi tuumastruktuur, sabakeerised,
gaasi ja tolmu jaotus, kõik see muutub nähtavaks. Aga isegi kui te ei pildista, isegi kui te lihtsalt vaatate, on see kogemus väärtuslik. Sest komeet ühendab teid miljonite inimestega, kes on läbi ajaloo vaadanud üles ja näinud sama nähtust. Iidsed hiinlased, kes dokumenteerisid komeete juba 2000 aastat enne Kristust. Kreeklased, kes uskusid, et komeedid on märgid jumalate viha või sõdade eelkuulutajad. Keskaegsed eurooplased, kes nägid komeete kui halba ennet, märke katku või näljatulekust. Aga ka need, kes nägid komeete teistmoodi. Edmund Halley, Inglise astronoom, kes aastal 1756 mõistis, et komeedid järgivad orbiite, et nad tulevad tagasi. Ta ennustas, et komeet, mida nähti aastal 1691, tuleb tagasi aastal 1756. Ja ta tuli. Halley ei elanud seda nägemiseks. Ta suri aastal 1714-22, aga tema ennustus täitus ja komeet sai tema nime, Halley komeet. Halley komeet naaseb iga 75–76 aasta tagant. Viimati nähti seda aastal 1986. Järgmine kord tuleb see aastal 2061. Kui te olete noor, on hea võimalus, et te näete seda. Ja kui te näete, mõelge sellele. Te vaatate sama komeeti, mida nägid teie vanavanemad, teie vanavanemate vanavanemad, põlvkonnad tagasi, kuni jõuate inimesteni, kes elasid koobastes ja jahisid mammuteid. Aga C2025 R3 pole perioodiline komeet nagu Halley. See on pikaajaline komeet, mis tuleb Oorti pilve. Selle orbiit on nii pikk, et see võib võtta miljoneid aastaid. Või võib-olla see ei tule kunagi tagasi. Võib-olla selle orbiit on hüperboolne. See tähendab, et see ei ole suletud ellips, vaid avatud kõver, mis viib komeedi igaveseks välja päiksesüsteemist. Kui see nii on, siis aprill 2026 on ainus kord, mil inimkond seda komeeti näeb. Ainus kord läbi kogu meie liigi ajaloo. See teeb vaatamise veelgi olulisemaks. See pole lihtsalt ilus vaatepilt. See on ainulaadne sündmus, mis ei kordu. Ja te olete seal, sel hetkel, kui see juhtub. Te olete tunnistaja millegi, mis on suurem kui tee, vanem kui tee ja mis jätkub pärast teid. Aga sel hetkel, kui te vaatate üles ja näete seda udulist laiku tähtede seas, olete te osa sellest loost. Ja lugu jätkub. Sest komeedid pole ainult mineviku jäänukid. Nad on ka tuleviku võtmed. Kui inimkond kunagi reisib kaugemale päiksesüsteemis, kui me ehitame baasid Kuule, Marsile, asteroidide vöösse, vajame me ressursse, vett, hapnikku, kütust. Ja komeedid pakuvad kõike seda. Üks keskmine komeet sisaldab miljardeid tonne vett. See vesi võiks varustada kosmosejaama või Marsi koloonia aastaid. Ja see pole ainult vesi. Komeedid sisaldavad ka süsinikku, lämmastikku, kõiki elemente, mida me vajame elu toetamiseks. Mõned visionäärid kujutavad ette tulevikku, kus me jahime komaate, muudame nende orbiite, toome nad lähemale Maale või teistele planeetidele, kaevandame neid. See kõlab ulmeliselt, aga tehnoloogia areneb. Juba praegu oleme saatnud kosmosesondi komeetidele. Aastal 2004 maandus Euroopa kosmoseagentuuri sond Philae komeedi Churyumov-Gerasimenko pinnale. See oli esimene kord, kui inimkonna tehtud objekt maandus komeedile. Sond saatis tagasi andmeid, pilte, mõõtmisi. Ja kuigi missioon kestis ainult mõned päevad, sond maandus varjus ja selle patareid tühjenesid, õppisime me rohkem komeetide kohta kui kunagi varem. Tulevikus võivad sellised missioonid muutuda tavaliseks. Me võime saata roboteid komeetidele, et kaevandada jääd, töödelda seda veeks ja hapnikuks, kasutada seda kütusena. Me võime ehitada kosmosejaamu, mis tiirlevad komeetide ümber,
kasutades neid kui ressursside allikaid. Ja võib-olla kaugemas tulevikus kasutame me komeete kui kosmoselaevade. Suur komeet, mille sisse on ehitatud eluruumid ja mootrid, võiks reisida tähtede vahel, kandes endaga inimesi või nende järglasi, otsides uusi kodusid uute tähtede ümber. See kõik kõlab nagu ulme, aga mõelge sellele. 100 aastat tagasi oli lennuk Kuutsus. 50 aastat tagasi maandusime Kuule. 20 aastat tagasi ei olnud meil nutitelefone. Tehnoloogia areneb eksponentsiaalselt. See, mis täna tundub võimatu, võib homme olla tavaline. Ja komeedid, need iidsed rändajad, võivad olla võti meie tulevikku. Aga isegi kui me ei kasuta komeete praktiliselt, on neil väärtus. Teaduslik väärtus. Iga komeet on unikaalne eksperiment, looduse poolt loodud labor, kus me saame uurida protsesse, mida me ei saa reprodutseerida maal. Kuidas käitub jää vaakumis? Kuidas mõjutab päikesekiirgus keemilist koostist? Kuidas tekivad orgaanilised molekulid kosmoses? Need on küsimused, millele komeedid aitavad vastata. Ja on ka filosoofiline väärtus. Komeedid meeldetavad meile meie kohta universumis. Me elame väikesel planeedil, mis tiirleb keskmise suurusega tähe ümber, galaktika äärealal, universumis, mis on nii suur, et me ei suuda seda täielikult mõista. Aga me suudame vaadata üles. Me suudame mõista. Me suudame imestada. Ja see võime, see teadvus, see uudishimu teeb meist midagi erilist. Aga enne kui me jõuame aprillikuusse 2026, enne kui te vaatate üles ja näete C 2025 R3, on üks küsimus, mida peame esitama. Miks me usume, et see, mida me näeme, on tõeline? Kuidas me teame, et komeet pole lihtsalt optilise illusioon, atmosfääri nähtus või midagi muud? See küsimus pole triviaalne. Läbi ajaloo on inimesed näinud taevas asju, mida nad ei mõistnud, ja loonud seletusi, mis hiljem osutusid valeks. Iidsed hiinlased uskusid, et komeedid on taevased draakonid. Kreeklased nägid neid kui tähtede vahel rippuvaid juukseid. Sõna komeet tuleb kreeka sõnast kometes, mis tähendab 6, juukstega täht 7. Keskajal uskusid inimesed, et komeedid on Jumala vihamärgid, hoiatused katku, sõja või kuninga surma eest. Kui aastal 1666 ilmus Ere komeet, seostasid paljud seda Inglismaa vallutamisega normannide poolt samal aastal. Komeet jäädvustati isegi Bayeux vaibale, kuulus keskajal vaip, mis kujutab vallutust. Aga siis tuli teadus. Tycho Brahe, Taani astronoom, kes elas 16. sajandil, tegi midagi revolutsioonilist. Ta mõõtis komeedi asukohta täpselt, kasutades instrumente, mida ta ise oli ehitanud. Ja ta avastas, et komeet oli kaugemal kui Kuu. See oli tohutu avastus, sest sel ajal uskusid enamik inimesi Aristoteles õpetust, et taevas on muutumatu, et kõik muutused juhtuvad ainult Maa ja Kuu vahel. Aga Brahe näitas, et komeedid on kosmilised objektid, mis liiguvad läbi planeetide sfääride. Edmund Halley läks veel kaugemale. Ta mitte ainult ei mõõtnud komeete, ta arvutas nende orbiite. Ta kasutas Isaac Newtoni äsja avaldatud gravitatsiooniseadust, et näidata, et komeedid järgivad samu füüsikaseadusi kui planeedid. Ja ta tegi ennustuse. Komeet, mida nähti aastal 1691, tuleb tagasi aastal 1756. Kui see ennustus täitus, 16 aastat pärast Halley surma, oli see triumf teadusele. Komeedid polnud enam müstilised märgid. Nad olid mõistetavad, ennustatavad, loodusnähtused. Tänapäeval me ei lihtsalt vaata komeete. Me uurime neid. Me saadame neile kosmosesondi. Me analüüsime nende valgust spektroskoopidega, mis jagavad valguse komponentideks nagu prisma, paljastades keemilise koostise.
me kasutame radarit, et mõõta nende kuju ja pöörlemist. Me modelleerime nende orbiite arvutites, simuleerides miljoneid aastaid tulevikku või minevikku. Ja kõik see annab meile kindluse. See, mida me näeme, on tõeline. Aga siin on paradoks. Mida rohkem me teame, seda rohkem me mõistame, kui palju me ei tea. Iga vastus tekitab uusi küsimusi. Miks mõned komeedid on aktiivsemad kui teised? Miks mõned lagunevad, samas kui teised jäävad terveks? Mis täpselt käivitab sublimeerimise? Kas on ainult päikesesoojus või on ka teisi tegureid? Ja kõige olulisem, kas komeedid tõid tõesti elu maale või oli see ainult üks paljudest teguritest? Need küsimused viivad meid sügavamale. Nad viivad meid küsima, mis on elu, kuidas see tekkis ja kas me oleme universumis üksi. Komeedid pakuvad vihjeid, aga mitte lõplikke vastuseid. Nad näitavad meile, et orgaanilised molekulid, elu ehituskivid, on levinud kosmoses. Nad näitavad meile, et vesi, ilma milleta elu, nagu me seda teame, ei saa eksisteerida, võis tulla väljaspoolt maad. Aga nad ei ütle meile, kuidas need molekulid muutusid elavaks. See on üks suurimaid müsteeriume teaduses. Kuidas läheb elutu aine üle elusaks? Kuidas tekivad esimesed rakud, esimesed molekulid, mis suudavad ennast kopeerida, areneda, kohaneda? Me teame, et see juhtus Maal umbes 3,8 miljardit aastat tagasi. Me teame, et see juhtus kiiresti, geoloogilises mõttes. Esimesed tõendid elu kohta ilmuvad kivimitesse, mis on ainult 700 miljonit aastat nooremad kui Maa ise. Aga me ei tea täpselt, kuidas see juhtus. On palju teooriaid. Mõned teadlased usuvad, et elu tekkis sügavates ookeani termaalsetes allikates, kus kuum vesi, mis tuleb Maa sisemuses, kohtub külma ookeani veega, luues keemilise gradiendi, mis võib toita esimesi metabolisme. Teised usuvad, et elu tekkis väikestes tiikides, kus päikesevalgus ja välgud võisid käivitada keemilisi reaktsioone. Ja mõned usuvad, et elu ei tekkinud Maal üldse, et see tuli kosmosest, komeetide või asteroidide sees, juba valmis või vähemalt pooleldi valmis. Seda viimast teooriat kutsutakse panspermia hüpoteesiks. See kõlab eksootiliselt, aga see pole täiesti uskumatu. Me teame, et mõned bakterid suudavad ellu jääda ekstreemses keskkonnas, kosmosevaakumis, intensiivses kiirguses, temperatuurides, mis on lähedal absoluutsele nullile. Me teame, et kivid võivad olla paisatud Marsilt Maale ja vastupidi, meteoriitide põrgete tõttu. Ja me teame, et komeedid sisaldavad orgaanilisi molekule, mõnikord väga keerulisi. Aga isegi kui panspermia on tõsi, ei lahenda see probleemi. See lihtsalt lükkab selle edasi. Kui elu tuli Maale kosmosest, siis kus see tekkis? Marsi, mõni teine planeet? Ja kuidas see seal tekkis? Lõpuks peame me ikka vastama samale küsimusele, kuidas läheb elutu aine üle elusaks? See on küsimus, mis ühendab meid komeetidega sügavamal viisil, kui me võiksime arvata. Sest komeedid pole lihtsalt jää ja tolm. Nad on keemilised laborid, kus toimuvad reaktsioonid, mida me alles hakkame mõistma. Kui komeet läheneb päikesele, ei soojeneb ainult selle pind. Sügavamal tuuma sees toimuvad protsessid. Radioaktiivsed elemendid lagunevad, vabastavad soojust. Kosmilised kiired, kõrge energiaga osakesed, mis tulevad supernoovadest ja teistest kosmilistest sündmustest, tungivad komeedi sisse, lõhestades molekule, luues uusi ühendeid. Ja mõnikord, väga harva, võivad need protsessid luua midagi erilist. Aminohapped, mis on keerulisemad kui need, mis lihtsalt eksisteerivad kosmoses. Nukleotiidid, mis on lähemal DNA-le, võib-olla isegi midagi, mis sarnaneb primitiivsele membraanile, esimesele sammule raku poole. Me ei tea, aga me otsime. Ja iga komeet, mida me uurime, annab meile rohkem andmeid, rohkem vihjeid.
C2025R3 pole erand. Kui see läheneb Päikesele aprillis 2026, jälgivad astronoomid seda intensiivselt. Nad otsivad ebatavalisi molekule, ootamatuid emissiooniliine spektris, mis võiksid viidata millelegi uuele. Nad mõõdavad, kui palju vett komeet paiskab välja, kui palju süsinikmonoksiidi, kui palju ammoniaaki. Ja nad võrdlevad neid andmeid teiste komeetidega, otsides mustreid, seoseid, vihjeid selle kohta, kuidas komeedid tekivad ja arenevad. Aga isegi kui me ei leia vastuseid, on vaatamine väärtuslik. Sest komeet ühendab meid millegi suuremaga. See ühendab meid universumi ajalooga. Looga, mis algas 13,8 miljardit aastat tagasi, kui universum ise tekkis. See sündmus, suur pauk, on kõige suurem müsteerium, mida me teame. Kuidas tekkis midagi millestki? Kuidas tekkis ruum, aeg, energia, aine? Kõik, mis eksisteerib ühest punktist, ühest hetkes. Me ei tea. Aga me teame, mis juhtus pärast seda. Esimesed sekundid pärast suurt pauku oli universum uskumatult kuum ja tihe. Temperatuur oli triljoneid kraade. Aine eksisteeris kui kvarkid ja gluonid, fundamentaalsed osakesed, mis hiljem moodustasid prootonid ja neutronid. Esimese 3 minuti jooksul moodustusid esimesed aatomituumad, vesinik, heelium, väike kogus liitiumit. Aga aatomid ise, tuumad koos elektronidega, ei tekkinud enne, kui universum oli jahtunud piisavalt, umbes 380 000 aastat pärast suurt pauku. Ja siis oli pimedus. Pikk pimedus, mida astronoomid kutsuvad pimedaks ajastuks. Universum oli täis vesinikku ja heeliumi, aga tähed ei olnud veel tekkinud. Gaas lihtsalt hõljus, aeglaselt kogunedes tihedamatesse piirkondadesse gravitatsiooni mõjul. Ja siis, umbes 100 miljonit aastat pärast suurt pauku, tekkisid esimesed tähed. Need olid tohutud tähed, 100 korda raskemad kui päike ja nad põlesid eredalt, aga lühikest aega. Mõne miljoni aasta jooksul ammendasid nende kütusereservid ja nad plahvatasid supernoovadena. Need plahvatused olid kriitilised, sest esimesed tähed olid tehtud ainult vesinikust ja heeliumist. Aga supernoovad loovad raskemaid elemente, süsinikku, hapnikku, lämmastikku, rauda, kõik elemente, mis on vajalikud planeetidele ja elule. Need elemendid paisati kosmosesse, kus nad segundasid vesinikku ja heeliumiga. Ja kui järgmine põlvkond tähti tekkis, sisaldasid nad neid raskemaid elemente. Ja nende tähtede ümber tekkisid planeedid, kivised planeedid nagu Maa, gaasihiiglased nagu Jupiter ja jäised kehad nagu komeedid. Meie päike on 3. või 4. põlvkonna täht. See tekkis 4,6 miljardit aastat tagasi gaasi ja tolmupilves, mis oli rikastatud elementidega varasematest supernoovadest. Ja koos päikesega tekkis ka päiksesüsteem. Planeedid, kuud, asteroidid, komeedid. Kõik see materjal, mis tiirles päikese ümber, oli pärit samast pilves. Seega Maa ja komeedid on õed-vennad. Nad on tehtud samast materjalist, tekkinud samal ajal, samal kohal. Aga nende saatused olid erinevad. Maa jäi lähedale päikesele, kus oli soe. Selle pind sulandas, vulkaanid purskas, atmosfäär tekkis. Komeedid paisati kaugele, külma pimeduse, kus nad külmusid, muutumatud, säilinud sellisena, nagu nad olid päiksesüsteemi sünnipäeval. Ja nüüd, miljardeid aastaid hiljem, tulevad mõned neist komeetidest tagasi, tuues meile sõnumeid sellest ajast. See on põhjus, miks astronoomid on nii huvitatud komeetidest. Nad pole lihtsalt ilusad objektid. Nad on ajakapslid. Nad on ainsad objektid päiksesüsteemis, mis pole muutunud alates selle tekkimisest. Planeedid on muutunud, nende pinnad on sulanud, nende atmosfäärid on arenenud, nende sisemused on diferentseerunud. Aga komeedid kaugel oorti pilves on jäänud samaks.
Ja kui me uurime neid, uurime me päiksesüsteemi lapsepõlve. Aga on veel üks põhjus, miks komeedid on olulised. Nad meeldetavad meile, et universum on dünaamiline. Asjad liiguvad, muutuvad, arenevad. Mitte midagi pole igavene. Isegi tähed surevad. Isegi galaktikad põrkuvad kokku ja sulanduvad. Ja isegi universum ise, see tohutu, peaaegu lõpmatu ruum, mis sisaldab miljardeid galaktikaid, igaüks miljardite tähtedega, muutub. Praegu laieneb universum. Galaktikad liiguvad üksteisest eemale ja nad liiguvad üha kiiremini. See kiirendus avastati alles aastal 1998 ja see oli nii ootamatu, et teadlased, kes selle avastasid, said Nobeli preemia. Nad näitasid, et universum pole lihtsalt laienemas, see laieneb kiirenedes. Ja see tähendab, et on olemas midagi, mida me ei mõista. Midagi, mis surub universumit laiali. Teadlased kutsuvad seda tume energiaks. Tume energia on üks suurimaid müsteeriume kaasaegses füüsikas. Me ei tea, mis see on. Me ei tea, kus see tuleb. Me teame ainult, et see eksisteerib, sest me näeme selle mõju. Ja see mõju on tohutu. Tume energia moodustab umbes 68% universumi energiast. Tume aine, teine müsteerne komponent, mis ei kiirga valgust, aga mille gravitatsiooni me näeme, moodustab umbes 27%. Ja tavaline aine, asjad, millest on tehtud tähed, planeedid, komeedid, teie ja mina, moodustab ainult 5%. See tähendab, et 95% universumist on meile täiesti tundmatu. Me elame universumis, mida me peaaegu ei mõista. Ja see peaks tegema meid alandlikuks. Aga see peaks ka tegema meid uudishimulikuks. Sest iga avastus, iga uus teadmine avab ukse veel suurematele küsimustele. Ja komeedid on osa sellest loost. Nad pole lihtsalt väikesed jääkerad, mis rändavad läbi kosmose. Nad on ühendused. Ühendused mineviku ja tuleviku vahel. Ühendused maa ja kosmose vahel. Ühendused meie ja universumi vahel. Kui te vaatate komeeti aprillis 2026, vaatate te kõike seda. Te vaatate ajalugu, te vaatate teadust, te vaatate müsteeriumi, aga te vaatate ka ilu. Sest lõppkokkuvõttes, olenemata kõigest teadusest, kõigist andmetest, kõigist selgitustest, on komeet lihtsalt ilus. See on udune laik tähtede seas, mis liigub aeglaselt öö haaval, muutes oma kuju, muutes oma heledust, rääkides meile lugusid, mida me alles õpime kuulama. Ja see ilu, see lihtne, puhas, kosmilise ilu, on piisav põhjus vaatamiseks. Nii et kui aprill 2026 saabub, kui ilmateade nubab selget taevast, kui kuu on piisavalt pime, et mitte häirida, minge välja. Leidke koht, kus on vähe valgusreostust. Võtke kaasa binokkel, kui teil on. Võtke kaasa sõber või pereliige, keegi, kellega jagada kogemust. Ja vaadake üles. Otsige lõvi tähtkuju, otsige seda udulist laiku, mis erineb tähtedest. Ja kui te seda leiate, peatuge. Hingake sügavalt. Ja mõelge sellele, mida te vaatate. Te vaatate objekti, mis on vanem kui kõik maal. Te vaatate materjali, mis on reisinud läbi kosmose miljardeid aastaid. Te vaatate midagi, mis ühendab teid universumi ajalooga. Looga, mis algas suure pauguga ja mis jätkub täna, siin, praegu, teiega. Ja kui te seda mõtlete, võib-olla tunnete te midagi. Võib-olla aukartust, võib-olla imetlust, võib-olla väikest peapööritust, mõeldes sellele, kui suur on universum ja kui väike olete teie. Aga võib-olla tunnete te ka midagi muud, võib-olla ühendust, sest te pole eraldatud universumist, te olete osa sellest. Te olete tehtud tähtede tolmust ja komeetide jääst. Te olete universum, mis vaatab iseennast. Ja see on kõige sügavam tõde, mida komeet meile õpetab. Me pole lihtsalt vaatlejad, me oleme osalejad. Me oleme osa loost, mis on suurem kui meie,
aga mis ei saa eksisteerida ilma meieta. Sest kes veel vaatab? Kes veel küsib? Kes veel imestab? Võib-olla on seal väljas, mõnes teises galaktikas, mõne teise tähe ümber, teine planeet, kus teised olendid vaatavad üles ja näevad oma komeete. Võib-olla nad küsivad samu küsimusi. Võib-olla nad imestavad samamoodi. Või võib-olla oleme me üksi. Võib-olla on kogu see tohutu universum, kõik need miljardid galaktikaid, kõik need triljonid tähed tühi, välja arvatud meie. Me ei tea. Ja see teadmatus on nii hirmutav kui ka põnev. Sest kui me oleme üksi, siis me oleme midagi uskumatult haruldast, midagi uskumatult väärtuslikku. Me oleme universum, mis on muutunud teadlikuks. Me oleme viis, kuidas universum mõistab iseennast. Ja see teeb meist vastutavad. Vastutavad selle eest, et säilitada see teadvus, see uudishimu, see võime imestada. Aga kui me ei ole üksi, kui seal väljas on teised, siis me oleme osa millestki veel suuremast. Me oleme osa kosmilisest kogukonnast, olendite võrgustikust, kes kõik vaatavad üles, kõik küsivad, kõik otsivad vastuseid. Ja võib-olla ühel päeval me kohtume. Võib-olla me jagame oma lugusid, oma avastusi, oma komeete. Kuni selle ajani jääb meil vaatamine, jääb meil küsimine, jääb meil imetlemine. Ja aprillis 2026, kui C2025 R3 läbib meie taevast, on meil veel üks võimalus seda teha. Veel üks võimalus ühendada universumiga. Veel üks võimalus olla osa loost. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Aga nüüd peame rääkima millestki, mida enamik teaduslikke videoid ei maini. Millestki ebamugavast. Millestki, mis võib teid panna kahtlema kõiges, mida te just kuulsite. Inimesed valetavad. Mitte alati tahtlikult, mitte alati teadlikult, aga me valetame. Me näeme mustreid, kus neid pole. Me loome seoseid, mis ei eksisteeri. Me tahame nii väga, et universum oleks mõistetav, et me leiame mõtte isegi seal, kus seda pole. Ja komeedid, need iidsed müstilised rändajad, on alati olnud ideaalne ekraan, kuhu projitseerida meie hirme, meie lootusi, meie fantaasiaid. Mõelge sellele. 1000 aastaid uskusid inimesed, et komeedid on märgid. Märgid jumalate vihast. Märgid tulevaste katastroofide kohta. Ja te teate, mis on kõige huvitavam? Mõnikord nad olid õigel. Mitte sellepärast, et komeedid tõesti põhjustasid katastroofe, vaid sellepärast, et inimesed otsisid katastroofe pärast komeedi ilmumist. Kui kuningas suri aasta pärast komeedi nägemist, ütlesid inimesed, näete, komeet hoiatas meid. Aga nad ei mäletanud kõiki kordi, kui komeet ilmus ja midagi ei juhtunud. Nad ei mäletanud kõiki kordi, kui kuningas suri ilma komeedita. See on kinnituse kallutatus, confirmation bias. Me mäletame asju, mis kinnitavad meie uskumusi ja unustame asju, mis neid ümber lükkavad. Ja see kallutatus on nii võimas, et isegi teadlased, inimesed, kes on treenitud olema objektiivsed, langevad selle ohvriks. Ajaloos on olnud 10 juhtumeid, kus astronoomid uskusid, et nad nägid midagi komeedil, kanale, linnu, struktuure, mis hiljem osutusid optiliste illusioonideks või instrumentide vigadeks. Seega, kui ma ütlen teile, et C2025 R3 jõuab magnituudini 7,7, peate te küsima, kuidas me seda teame? Vastus on, me ei tea täpselt. Me arvutame. Me kasutame mudeleid, mis põhinevad teiste komeetide vaatlustel. Aga komeedid on ettearvamatud. Mõnikord nad üllatavad meid. Komeet Kohoutek aastal 1917-3 pidi olema sajandi komeet. Astronoomid ennustasid, et see saab eredamaks kui Veenus. Ajakirjandus oli täis lugusid. Inimesed valmistusid vaatemänguks. Ja siis komeet oli tuhm. Palju tuhmim kui ennustatud. See oli nähtav jah, aga see ei olnud spektaakel, mida lubati. Miks? Me ei tea täpselt.
Võib-olla oli komeedi pind kaetud tolmukihiga, mis takistas sublimeerimist. Võib-olla oli selle koostis erinev sellest, mida me eeldasime. Või võib-olla meie mudelid olid lihtsalt valed. Ja see on teaduse ilu ja needus. Me teeme parimaid oletusi, mida saame, aga me tunnistame, et me võime eksida. Seega, kui ma ütlen teile, et te peaksite vaatama C2025 R3 aprillis 2026, ütlen ma teile ka seda. Võib-olla see pole nii ere, kui me loodame. Võib-olla te vajate teleskoobi, mitte ainult binoklit. Või võib-olla, ja see on põnev võimalus, võib-olla see on palju eredam. Võib-olla see üllatab meid kõiki. Aga isegi kui see petab, isegi kui see jääb tuhmiks, on vaatamine väärtuslik. Mitte sellepärast, et komeet ise on oluline, vaid sellepärast, et vaatamise akt on oluline. Kui te lähete välja pimedasse öösse, kui te vaatate üles tähtede poole, kui te otsige seda udulist laiku, teete te midagi, mis eristab teid enamikust inimestest. Te olete uudishimulik, te tahate näha, te tahate mõista. Ja see on haruldane. Uskuge või mitte, aga enamik inimesi ei vaata kunagi tõeliselt taevast. Nad näevad kuud, jah, nad näevad päikest, aga nad ei vaata, nad ei peatu, nad ei küsi, mis see on, kust see tuleb, kuhu see läheb. Nad elavad oma elu keskendudes asjadele, mis on neile lähedal. Töö, pere, igapäevased mured. Ja see on mõistetav. Elu on raske. Meil on piiratud aeg, piiratud energia. Aga kui te vaatate komeeti, isegi kui ainult 5 minutiks, isegi kui ainult 1 kord, teete te valikut. Te valikut ühenduda millegagi, mis on suurem kui teie igapäevane elu. Te valikut olla osa loost, mis ulatub kaugemale teie sünnist ja surmast. Ja see valik, see lihtne väike valik on oluline. Sest siin on tõde, mida me ei taha tunnistada. Me ei tea, kui kaua inimkond kestab. Me ei tea, kas me oleme siin veel 100 aasta pärast, 1000 aasta pärast, 1 000 000 aasta pärast. Me seisame silmitsi eksistentsiaalsete ohtudega, kliimamuutus, tuumasõda, tehisintellekti risk, pandeemiad. Mõned neist ohtudest on meie enda loodud. Teised on looduse poolt antud. Aga kõik nad on reaalsed. Ja kui me kaome, kui inimkond lõpeb, kas siis meie enda süü läbi või lihtsalt halva õnne tõttu, mis siis jääb? Mis jääb kõigest sellest, mida me tegime, kõigest sellest, mida me lõime, kõigest sellest, mida me mõistsime? Komeedid jätkavad oma tiirlemist, tähed jätkavad oma põlemist, universum jätkab oma laienemist. Aga keegi ei vaata, keegi ei küsi, keegi ei imetle. See on võib-olla kõige kurvem mõte, mida ma saan pakkuda. Mitte see, et me sureme, see on vältimatu, vaid see, et koos meiega sureb ka vaatamine, sureb ka küsimine, sureb ka imetlemine. Universum jätkub, aga see muutub taas teadvusetuks, nagu see oli enne, kui esimesed eluvormid tekkisid maal. Enne kui esimesed neuronid hakkasid tulistama, enne kui esimene mõte tekkis. Aga see pole veel juhtunud. Me oleme siin, praegu. Ja meil on võimalus. Võimalus vaadata, võimalus mõista. Võimalus olla osa millestki, mis on suurem kui meie. Ja C2025 R3, see väike jääkera, mis reisib läbi kosmose, annab meile veel ühe võimaluse seda teha. Nüüd, ma tean, mida mõned teist mõtlevad. See on liialdus, see on ainult komeet. Miks peaks maa hoolima? Ja te olete õigel. See on ainult komeet. See ei muuda teie elu. See ei maksa teie arveid. See ei lahenda teie probleeme. Aga siin on asi. Mõnikord me vajame asju, mis ei ole praktilised. Me vajame asju, mis meeldetavad meile, et on olemas midagi rohkemat kui meie igapäevased mured. Mõelge viimase korra peale,
kui te tundsite tõelist aukartust. Mitte lihtsalt imetlust, mitte lihtsalt rõõmu, vaid aukartust. Seda tunnet, kui te mõistate, et olete osa millestki nii suurest, nii vanast, nii võimsast, et teie mõistus ei suuda seda täielikult haarata. Võib-olla see oli mäe tipus, võib-olla ookeani ääres, võib-olla vaadates oma vastsündinud last, või võib-olla vaadates tähistaevast. Need hetked on haruldased, aga nad on olulised. Nad meeldetavad meile, kes me oleme. Nad meeldetavad meile, et me pole lihtsalt bioloogilised masinad, kes söövad, magavad, paljunevad ja surevad. Me oleme midagi enamat. Me oleme olendid, kes suudavad mõista, kes suudavad imestada, kes suudavad küsida, miks. Ja komeet, see lihtne udune laik taevas, võib anda teile selle hetke, kui te lasete sellel. Kui te lähete välja, kui te vaatate üles, kui te peatute ja mõtlete sellele, mida te näete. Aga ma pean olema aus teiega. On võimalus, et ei näe midagi. Võimalus, et pilved katavad taeva. Võimalus, et komeet on liiga tuhm. Võimalus, et te ei leia õiget kohta taevas. Või võimalus, et te lihtsalt ei tunne seda, mida ma kirjeldan. Ja see on okei. Mitte igaüks ei pea olema astronoomia huviline. Mitte igaüks ei pea tundma aukartust komeetide vastu. Aga kui te proovite, kui te teete jõupingutuse, lähete välja, vaatate üles, siis te olete teinud midagi olulist. Te olete näidanud, et te hoolimine. Te olete näidanud, et te olete uudishimulik. Te olete näidanud, et te olete rohkem kui lihtsalt teie igapäevane rutiin. Ja kes teab, võib-olla see muudab midagi. Võib-olla te hakkate rohkem huvi tundma astronoomia vastu. Võib-olla te hakkate lugema raamatuid kosmose kohta. Võib-olla te hakkate vaatama teisi taevakehi, planeete, tähti, galaktikaid. Või võib-olla te lihtsalt mäletate seda hetke. Seda hetke, kui te seisite pimeduses ja vaatasite üles ja nägite midagi, mis oli vanem kui kõik maal. Ja kui te mäletate seda hetke, kui te olete vana, kui te vaatate tagasi oma elule, võib-olla see on üks neid hetki, mis tõuseb esile. Mitte sellepärast, et see oli suur või dramaatiline, vaid sellepärast, et see oli tõeline. Sellepärast, et sel hetkel te olite täielikult kohal. Te ei mõelnud minevikule, te ei muretsete tuleviku pärast, te lihtsalt olite seal, vaatamas, imetlemas. Ja see on haruldane. Meie kaasaegses maailmas, kus me oleme pidevalt häiritud, pidevalt ühendatud, pidevalt mõtlemas järgmisele asjale, on raske olla lihtsalt kohal. Aga komeet ei küsi teilt midagi. See ei saada teile teavitusi. See ei nõua teie tähelepanu. See lihtsalt on. Ja kui te vaatate seda, võite te leida, et te olete ka lihtsalt olemas. Lihtsalt vaatamas. Lihtsalt imetlemas. Nüüd viimased praktilised nõuanded, sest ma tahan, et te tõesti näeksite seda komeeti, kui see on võimalik. Esiteks, kontrollige ilmaprognoosi mitte ainult üks päev ette, vaid nädal ette. Otsige mustreid. Kas on periood, mil taevas on tõenäoliselt selge? Planeerige oma väljasõit selleks ajaks. Teiseks, laadige alla taevakaarti rakendus. Stellarium, Sky Safari, Star Walk, kõik need on head. Harjutage nende kasutamist enne, kui te lähete välja. Õppige, kuidas leida lõvi tähtkuju. Õppige, kuidas leida komeeti eeldatav asukoht. Kolmandaks, kui teil on binokkel, kontrollige seda. Puhastage läätsed. Veenduge, et fookus töötab. Harjutage selle kasutamist päeval, vaadates kaugeid objekte. Mida mugavam te olete binokliga, seda lihtsam on seda kasutada pimeduses. Neljandaks, riietuge soojalt. Aprilliööd võivad olla külmad, eriti kui te seisate paigal pikka aega. Võtke kaasa täiendavad kihid, müts, kindad. Külm võib rikkuda kogemuse, kui te ei ole valmis. Viiendaks, võtke kaasa punane taskulamp või seadke oma telefon punasesse režiimi.
Valge valgus hävitab teie öönägemise. Punane valgus ei tee seda. 6. Olge kannatlik. Andke oma silmadele aega kohaneda. Andke endale aega leida komeet. See ei ole kohene, see nõuab pingutust. Aga see pingutus on osa kogemusest. Ja lõpuks, kui te ei näe komeeti, kui pilved katavad taeva või kui komeet on liiga tuhm, ärge olge pettunud. Te proovisite, te läksite välja, te vaatasite üles. Ja see ise on väärtuslik. Sest järgmine kord, järgmine komeet, järgmine tähiste vihm, järgmine kuuvarjutus, te teate, mida teha. Te olete valmis. Aga ma loodan, et te näete seda. Ma loodan, et 25. aprillil 2026 või mõnel ööl enne või pärast seda te seisate kuskil pimedas kohas, vaatate üles lõvi tähtkuju poole ja näete seda udulist laiku. Ma loodan, et te tunnete seda hetke äratundmist. Seal see on. Ma näen seda. Ja ma loodan, et sel hetkel te peatute. Te hingate sügavalt ja te mõtlete sellele, mida te vaatate. Te vaatate objekti, mis on reisinud läbi kosmose miljardeid aastaid. Te vaatate materjali, mis on vanem kui maa. Te vaatate midagi, mis ühendab teid universumi ajalooga. Aga te vaatate ka tulevikku, sest see komeet jätkab oma teekonda. See liigub edasi kaugele päikesest, tagasi külma pimeduse. Ja võib-olla tuhandete või miljonite aastate pärast see tuleb tagasi. Ja kui see juhtub, kes seda siis näeb? Kas meie järglased? Kas mingid olendid, keda me ei suuda ette kujutada? Või kas keegi? Me ei tea. Aga me teame seda. Praegu, siin, 2026 on meil võimalus. Võimalus näha. Võimalus mõista. Võimalus olla osa loost. Ärge jätke seda võimalust kasutamata, sest lõppkokkuvõttes pole oluline, kui ere komeet on. Pole oluline, kas te vajate binoklit või teleskoobi. Pole isegi oluline, kas te tõesti mõistate kogu teadust selle taga. Oluline on see, et te proovisite. Oluline on see, et te vaatasite üles. Oluline on see, et te olite uudishimulik. Ja see uudishimu, see lihtne inimlik uudishimu on see, mis teeb meist inimesed. See on see, mis viis meid koobastest linnadesse. See on see, mis viis meid maalt kuule. See on see, mis viib meid ühel päeval tähtede juurde. Aga see algab väikestest sammudest. See algab ühe ööga, kui te vaatate üles ja näete komeeti. See algab ühe küsimusega. Mis see on? Ja see jätkub kogu teie elu, kui te lasete sellel. Seega minge välja. Vaadake üles. Otsige C 2025 R3. Ja kui te seda leiate, mäletage, te pole lihtsalt vaataja. Te olete osa loost. Te olete universum, mis vaatab iseennast. Ja see on kõige imelisem asi, mida ma suudan ette kujutada. 25. aprill 2026. Märkige see oma kalendrisse. Mitte sellepärast, et ma ütlen teile, vaid sellepärast, et te tahate. Sellepärast, et te olete uudishimulik. Sellepärast, et te olete inimene ja see on piisav. Aga nüüd peame rääkima sellest, millest me ei räägi. Sellest, mida teadus ei suuda seletada. Mitte sellepärast, et teadus on nõrk, vaid sellepärast, et mõned küsimused ulatuvad kaugemale faktidest ja võrranditest. Miks me tunneme midagi, kui vaatame komeeti? See pole triviaalne küsimus. Evolutsioonilisest vaatenurgast pole meil mingit põhjust tunda aukartust taevakehade vastu. Meie esivanemad, kes elasid savannidel Aafrikas, ei vajanud võimet imestada kosmose üle. Nad vajasid võimet leida toitu, vältida kiskjaid, paljuneda. Tähed olid kasulikud navigeerimiseks, jah. Kuu aitas mõõta aega, aga aukartus, filosoofiline imetlus, see ei aidanud ellujäämisele kaasa. Ja ometi me tunneme seda. Kui te vaatate tähistaevast, tõeliselt vaatate, mitte lihtsalt pilgu heita,
tunnete te midagi. Midagi, millel pole nime. Midagi, mis on suurem kui rõõm, sügavam kui uudishimu. Te tunnete oma väiksust. Aga samal ajal tunnete te ka oma ühendust. Te olete osa sellest. Te olete tehtud samast materjalist. Te olete tähtede tolm, mis on muutunud teadlikuks. Mõned filosoofid kutsuvad seda subliimseks. Sublime. See on kogemus, mis on samaaegselt hirmutav ja ilus. Kui te seisate mäejalamil ja vaatate üles tohutut tippu, tunnete te oma nõrkust. Aga te tunnete ka midagi muud. Imetlust. Aukartust. Tunnet, et te olete tunnistaja millegi, mis ületab teid. Komeet pakub sama kogemust, aga see lisab veel ühe dimensiooni. Aeg. Kui te vaatate mäge, vaatate te midagi, mis on miljoneid aastaid vana. Aga kui te vaatate komeeti, vaatate te midagi, mis on miljardeid aastaid vana. Te vaatate objekti, mis tekkis enne, kui maa eksisteeris. Te vaatate materjali, mis on säilinud muutumatuna läbi kogu päiksesüsteemi ajaloo. Ja see tekitab küsimuse, mis on aeg? Me mõtleme ajast kui millestki, mis voolab. Minevik on läinud, tulevik pole veel tulnud. Ainult olevik on reaalne. Aga füüsika ütleb meile midagi muud. Einsteini relatiivsusteooria kohaselt on aeg dimensioon nagu ruum. Minevik, olevik ja tulevik eksisteerivad kõik korraga. Nad on lihtsalt erinevad kohad ruumajas. Kui te võiksite reisida piisavalt kiiresti, võiksite te liikuda ajas, nagu te liigute ruumis. See tähendab, et mingis mõttes on kõik, mis kunagi juhtus, ikka veel juhtumas. Suur pauk toimub ikka veel. Esimesed tähed süttivad ikka veel. Dinosaurused künnivad ikka veel maal. Ja te, kes loete neid sõnu, eksisteerite igavesti selles hetkes, igavesti selles kohas ruumajas. See on pöörane mõte ja me ei tea, kas see on tõsi. Aga see on üks võimalik tõlgendus füüsikast, mida me teame. Ja kui see on tõsi, siis komeet, mida te vaatate aprillis 2026, pole lihtsalt möödub objekt. See on osa igavesest mustrist, igavesest tantsu, mis hõlmab kogu universumit, kogu aega, kõike, mis kunagi oli või saab olema. Aga isegi kui aeg voolab, isegi kui minevik on tõesti läinud ja tulevik pole veel tulnud, on komeedil eriline suhe ajaga, sest komeet on aeglane, võrreldes meie eluga, võrreldes inimtsivilisatsiooniga, võrreldes isegi inimliigi eksistentsiga, on komeet peaaegu igavene. See tekkis enne meid, see jätkab pärast meid. Ja selle orbiit, see pikk aerlane tiirlemine läbi päiksesüsteemi, on nagu südamelöök, mis lööb kord 1000 või miljoni aasta jooksul. Ja see südamelöök jätkub, olenemata sellest, kas keegi kuuleb seda või mitte. See on võib-olla kõige sügavam tõde, mida komeet meile õpetab. Universum ei vaja meid. See eksisteeris enne meid, see jätkub pärast meid. Tähed põlevad, galaktikad pöörlevad, komeedid tiirlevad, kõik see juhtub, olenemata sellest, kas me oleme siin või mitte. Ja see peaks tegema meid alandlikuks. Aga see peaks ka tegema meid vabaks. Sest kui universum ei vaja meid, siis me ei ole kohustatud. Me ei pea täitma mingit kosmilise eesmärki. Me ei pea õigustama oma eksistentsi. Me lihtsalt oleme. Ja see olemise, see lihtne fakt, et me eksisteerime, et me oleme teadlikud, et me suudame vaadata ja mõista, on piisav. Aga siin on paradoks. Kuigi universum ei vaja meid, vajab see meid mingis mõttes. Sest ilma meieta, ilma teadlike vaatlejateta, on universum lihtsalt füüsikaliste protsesside kogum. Aatomid liiguvad, energia muutub, entroopia suureneb, aga keegi ei vaata, keegi ei küsi, miks, keegi ei imetle. Me oleme universum, mis on muutunud teadlikuks. Me oleme viis, kuidas universum vaatab iseennast, mõistab iseennast
imestab iseennast. Ja see teeb meist olulised. mitte kosmilises mõttes, Me oleme ikka veel väikesed, lühiajalised, haprad. Aga eksistentsiaalses mõttes me anname universumile tähenduse. Me loome tähenduse. Ja komeet, see lihtne jääkera, on osa sellest tähenduse loomisest. Kui te vaatate komeeti, ei vaata te lihtsalt objekti. Te loote seose, te loote loo, te loote tähenduse. Ja see tähendus on reaalne, isegi kui see eksisteerib ainult teie peas. Aga mis on tähendus? Kas see on midagi, mis eksisteerib universumis või midagi, mida me leiutame? Filosoofid on vaielnud selle üle 1000 aastaid. Mõned ütlevad, et tähendus on objektiivne, et on olemas tõelised väärtused, tõelised eesmärgid, tõelised tõed, mis eksisteerivad sõltumatult meist. Teised ütlevad, et tähendus on subjektiivne, et me loome selle, et see eksisteerib ainult meie teadvuses. Ma ei tea, kumb on õige, aga ma tean seda. Kui te vaatate komeeti ja tunnete midagi, aukartust, imetlust, ühendust, siis see tunne on reaalne. See eksisteerib. Ja see on oluline, vähemalt teile. Ja võib-olla see on piisav. Võib-olla me ei vaja kosmilise tähendust. Võib-olla piisab isiklikust tähendusest. Võib-olla piisab sellest, et me loome hetki, mis on meile olulised. Isegi kui need hetked kaovad, kui me kaome. Sest siin on tõde, mida me ei taha tunnistada. Kõik kaob. Mitte ainult meie, indiviidid, kes surevad pärast 70 või 80 või 90 aastat. Vaid kõik. Inimkond kaob. Maa kaob. Päike kaob. Isegi galaktikad kaovad. Universum ise, see tohutu, peaaegu lõpmatu ruum, liigub aeglaselt vältimatu surma poole. Teadlased kutsuvad seda soojussurmaks, heat death. Miljardite aastate pärast, kui kõik tähed on läbi põlenud, kui kõik mustad augud on aurustunud, kui kogu energia on jaotunud ühtlaselt, jõuab universum olekusse, kus midagi ei juhtu. Temperatuur on igal pool sama, peaaegu absoluutne 0. Entroopia on maksimumis ja aeg, kui see üldse tähendab midagi, lakkab liikumast. See on kõige lõplik lõpp, mida me suudame ette kujutada. Mitte ainult meie lõpp, mitte ainult elu lõpp, vaid kõige lõpp. Ja see on vältimatu. Termodünaamika seadused, kõige fundamentaalsemad seadused füüsikas, ütlevad meile, et see juhtub. Aga see juhtub nii kaugel tulevikus, et see on peaaegu mõttetu. Triljonid aastaid. Number, mis on nii suur, et inimaju ei suuda seda haarata. Ja selle ajani juhtub nii palju. Tähed sünnivad ja surevad, galaktikad põrkuvad kokku ja sulanduvad. Võib-olla tekivad uued universumid. Võib-olla on olemas viise põgeneda soojussurmast. Viise, mida me ei oska veel ette kujutada. Aga isegi kui pole, isegi kui universum tõesti sureb, ei tähenda see, et meie elu on mõttetu. Vastupidi, see teeb iga hetke väärtuslikumaks. Sest kui kõik on ajutine, kui kõik kaob, siis iga hetk, mil me eksisteerime, iga hetk, mil me tunneme midagi, iga hetk, mil me loome midagi, on ainulaadne. See ei kordu, see ei tule tagasi. Ja komeet, see komeet, mida te vaatate aprillis 2026, on osa sellest ajutisusest. See on siin ainult hetke, mõned nädalad, kui see on piisavalt ere, et olla nähtav. Ja siis see kaob, liikudes tagasi külma pimeduse. Ja võib-olla te ei näe kunagi teist komeeti. Võib-olla see on teie ainus võimalus. Seega ärge jätke seda kasutamata. Aga nüüd peame rääkima sellest, mida me ei tea. Ja see nimekiri on pikk, väga pikk. Me ei tea, mis on tume aine. Me teame, et see eksisteerib. Me näeme selle gravitatsioonilist mõju. Aga me ei tea, millest see on tehtud. Kas need on osakesed, mida me pole veel avastanud? Kas need on mustad augud? Kas need on midagi täiesti muud? Me ei tea, mis on tume energia. Me teame, et see surub universumit laiali, et see põhjustab kiirenduvat laienemist.
aga me ei tea, mis see on. Kas see on kosmoloogiline konstant, energia, mis on sisse ehitatud ruumi endasse? Kas see on dünaamiline väli, mis muutub ajas? Kas see on märk sellest, et meie gravitatsiooniteooria on vale? Me ei tea, kuidas tekkis elu. Me teame, et see juhtus. Me teame, millal see juhtus. Aga me ei tea, kuidas. Mis oli esimene samm? Kuidas tekkisid esimesed enesekopeerivad molekulid? Kuidas tekkisid esimesed rakud? Kas see oli juhus? Kas see oli vältimatu? Kas see juhtub igal pool universumis või oleme me ainulaadsed? Me ei tea, kas me oleme üksi. Me oleme otsinud, me oleme kuulanud raadiosignaale, me oleme vaadanud eksoplaneetide atmosfääre, otsides biomarkereid, aga me pole leidnud midagi. Kas see tähendab, et me oleme üksi? Või kas see lihtsalt tähendab, et universum on nii suur ja elu nii haruldane, et me pole veel kohtunud? Me ei tea, mis on teadvus. Me teame, et see eksisteerib. Te olete teadlik praegu, lugedes neid sõnu. Aga me ei tea, kuidas see tekib. Kuidas muutuvad neuronite elektrilised signaalid subjektiivseks kogemuseks? Kuidas tekib mina? Filosoofid kutsuvad seda raske probleemiks, hard problem of consciousness, ja me pole selle lahendamisele lähedalgi. Me ei tea, mis on aeg. Kas see on fundamentaalne või kas see tekib millestki sügavamast? Kas minevik, olevik ja tulevik eksisteerivad kõik korraga või on ainult olevik reaalne? Kas aeg on lineaarne või võib see kõverduda, pöörduda, isegi lõppeda? Me ei tea, mis on reaalsus. Kvantmehaanika ütleb meile, et osakesed eksisteerivad superpositsioonides. Nad on mitmes kohas korraga, mitmes olekus korraga, kuni me neid vaatleme. Aga mis on vaatlus? Kas see nõuab teadlikku vaatlejat? Kas reaalsus sõltub meist? Või on see lihtsalt meie teooriate piirang? Me ei tea, kas on olemas teisi universumeid. Mõned teooria, nagu igavene inflatsioon või stringiteooria, viitavad, et meie universum on ainult üks paljudest, võib-olla lõpmatust hulgast universumidest, igaüks oma füüsikaseadustega. Aga me ei saa neid kunagi vaadelda. Nad on definitsiooniliselt kättesaamatud, seega kas nad on reaalsed? Või on see lihtsalt matemaatiline spekulatsioon? Me ei tea, kas on olemas lõplik teooria. Füüsikud otsivad kõige teooriat. Teooriat, mis ühendab kvantmehaanika ja üldrelatiivsusteooria, mis seletab kõiki jõude, kõiki osakesi, kõike. Aga võib-olla sellist teooriat pole. Võib-olla universum on fundamentaalselt mõistmatu. Võib-olla on olemas küsimused, millele me ei saa kunagi vastata. Ja see on okei. Sest teadus pole kunagi olnud täielike vastuste leidmine. Teadus on olnud paremini küsimuste esitamine. Teadus on olnud meie teadmatuse piiri nihutamine veidi kaugemale. Ja iga kord, kui me nihutame seda piiri, avastame me uusi küsimusi, uusi müsteeriume, uusi imesid. Komeet on osa sellest protsessist. Iga komeet, mida me uurime, õpetab meile midagi uut. Mitte ainult komeetide kohta, vaid päiksesüsteemi kohta, universumi kohta, meie endi kohta. Ja iga vastus tekitab uusi küsimusi. Ja see on ilus. Sest kui me teaksime kõike, kui meil poleks enam küsimusi, mis siis? Mis oleks eesmärk? Mis oleks mõte? Võib-olla küsimused on olulisemad kui vastused. Võib-olla otsing on olulisem kui leidmine. Võib-olla teekond on olulisem kui sihtkoht. Ja nüüd lõpuks peame naasma sinna, kust me alustasime. Mäletate? Me alustasime jääkeha, mis liigub läbi kosmose, mis läheneb meile, mis muutub nähtavaks. Me alustasime konkreetsest, käega katsutavast, reaalsest. Ja siis me läksime sügavamale. Me rääkisime füüsikast, ajaloost, filosoofiast. Me rääkisime suurest paugust ja soojussurmast. Me rääkisime teadusest ja tähendusest. Me rääkisime kõigest, mida me teame ja kõigest, mida me ei tea.
aga lõppkokkuvõttes pole oluline, kui palju te mõistate. Pole oluline, kas te mäletate kõiki fakte, kõiki numbreid, kõiki nimesid. Oluline on see, et te tunnete midagi. Kui te vaatate komeeti, kui te tõesti vaatate, mitte lihtsalt pilgu heita, tunnete te midagi. Võib-olla aukartust, võib-olla imetlust. Võib-olla väikest kurbus, mõeldes sellele, kui lühike on meie elu võrreldes kosmiliste ajakaladega. Või võib-olla rõõmu, mõeldes sellele, et me oleme siin, praegu, võimelised vaatama ja mõistma. Kõik need tunded on õiged. Kõik need tunded on väärtuslikud. Sest need tunded on see, mis teeb meist inimesed. Mitte meie teadmised, mitte meie tehnoloogia, vaid meie võime tunda, ühenduda, olla osa millestki suuremast. Ja komeet, see lihtne udune laik taevas, annab meile võimaluse seda teha. Seega, kui 25. aprill 2026 saabub, kui te vaatate üles ja näete, et see 2025 R3, mõelge sellele. Te vaatate objekti, mis on vanem kui maa. Te vaatate materjali, mis tekkis suure paugu järel, mis kondenseerus tähtede ümber, mis külmus jääks päiksesüsteemi äärealal. Te vaatate midagi, mis on reisinud läbi kosmose miljardeid aastaid, mis on näinud asju, mida me ei suuda ette kujutada. Te vaatate midagi, mis jätkab pärast teid, mis tiirleb läbi päiksesüsteemi veel miljoneid aastaid, võib-olla igavesti. Aga te vaatate ka iseennast, sest te olete tehtud samast materjalist. Te olete tähtede tolm. Te olete universum, mis on muutunud teadlikuks. Ja sel hetkel, kui te vaatate üles, olete te osa loost. Loost, mis algas 13,8 miljardit aastat tagasi ja mis jätkub täna, siin, teiega. See lugu pole lõppenud. See jätkub. Ja te olete osa sellest. Seega vaadake üles, otsige komeeti ja kui te seda leiate, peatuge, hingake ja olge lihtsalt kohal. Sest see hetk, see lihtne, vaikne hetk, kui te vaatate üles ja näete midagi, mis on suurem kui teie, on see, miks me oleme siin. Mitte selleks, et vallutada universumit, mitte selleks, et mõista kõike, vaid lihtsalt selleks, et vaadata, selleks, et imestada, selleks, et olla osa millestki, mis on suurem kui meie. Ja see on piisav. 25. aprill 2026. Ärge unustage.